Jumal on minu kalju, kelle juurde ma kipun, mu kilp ja minu abisarv, mu kõrge varjupaik. Nõnda ütleb Issand, sina, Iisrael, oled minu sulane, kelle ma olen ära valinud. Ära karda mitte, sest mina olen sinuga. Ära vaata mitte enese ümber, sest mina olen sinu Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind, ma pean sind ka ülal oma õiguse parema käega. Õppige tundma, et Jehova on Jumal. Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Sellepärast tunnistagem Issandale oma patud üles südamest nõnda üteldes. Ma palun, et me kõik tõuseme. Alastaja Jumal ja Isa, me tunnistame sinule üles oma mitmesugused patud ja üleastumised, millega me sinu liha ja luutuse oleme ära teeninud. Vaata taevast alastusega meie peale ja anna meile kõik meie patud andeks oma armsa Poja, meie õnnistegija Jeesuse Kristuse kalli lunastuse pärast. Annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid et igavene elu temal peab olema. Amen.
südames sinu sõna kuuleme ja vastu võtame ja seeläbi pühitsetud saame. Jeesuse Kristuse, sinu poja peale kõik oma lootuse paneme, oma elu sinu sõna järele parandame, kõige pahanduse eest hoiame ja igavesti õndsaks saame. Sellesama sinu poja Jeesuse Kristuse meie Issanda nagu me loeme seda 5. Moosese raamatust, salmidest 6-8. Sest sa oled Issandale oma Jumalale pühitsetud rahvas. Issand, su Jumal on sind valinud olema temale omand rahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist. Vaid sellepärast, et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi Issand teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjuse pojast, Vaarao, Egiptuse kuninga käest. Aamen. Ja Jumala sõna ütleb ja jätkub Matteuse evangeeliumis 19. peatükis. Siis kostis Peetrus, vaata, me oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle, mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile, Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed, isa ja ema või lapsed ja põllud, minu nime pärast saab nad tagasi 100% ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimaseks ja paljud viimased saavad esimeseks. Amen. Meie tunnistame oma püha risti usku apostliku usutunnistuse sõnadega kaasa lugedes. Palun tõusime. Mina usun Jumalasse, kõigeväärisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saanud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmanda päeva üles tõusnud surmist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväärise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade saadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänased jutluse salmid tulevad meieni Pauluse kirjast Filiplastele.
Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi, ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest. See, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma olen selle kätte saanud. Ühte, aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutan ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Aamen. Täna me seisame kahe mälestuse ristumiskohas. Ühelt poolt me mälestame Tartu rahu. Meil on märk sellest, et ajaloos võivad avaneda uksed, mitte üksnes väike rahva ise oma jõu läbi, vaid Jumala jõu läbi said need uksed meie jaoks lahti murtud 1918 ja siis see tänane tähtispäev, Tartu rahupäev, mida tegelikult küll tähistatakse homme, aga meie tähistame ette. See avas meile teatud uksed, mida meiesugune rahvas naljalt ise avada ei suuda. Rahu, oma riiklus, võimalus hingata ja ise oma rahvana oma saatust määrata. Aga see sama mälestus tuletab meelde ka teise tõe. Me ei kontrolli kõiki pöördeid, mis maailma tuultes sünnivad. Ja siis see teine mälestamine, küünlapäev, valguse püha. See sosistab selle kõrval midagi väga lihtsat, selle Tartu rahu kõrval. Kui me ei näe teed ette, siis me ei pea teesklema, nagu me seda näeksime. Meid ootavad ees väga keerulised ajad, mitte siin koguduses, mitte siin riigis, aga kodumaal ja üldse igal pool maailmas. Varsti on käes aeg, kus need, kellel on, peavad väga palju andma. Ja mõned meist tõenäoliselt peavad ka kõik andma. Meile ei võlgneta mitte midagi, ma mõtlen nüüd eestlastena. Me oleme rahvas, kes on siin tuulepealsel maal, maailma muutuste pöörises. Vaata, et võib-olla isegi ühe kõige keerulisema koha peal, meie kodumaa paikneb ühe väga keerulise koha peal. Meie ei ole suur riik, meie majanduslikust ja sõjalisest panusest sõltub siin väga vähe ja hakkab sõltuma väga vähe. Miljoni inimese kohta oleme me väga tublid, see väike miljon eestlast, me oleme väga tublid, aga mitte nii tublid, et me omaette suudaksime ühegi suure rahva vastu seista. Ma ei ürita siin külvata mingisugust kaotaja mentaliteeti või ka väita, et üritame nüüd siis ennast kuidagi päästa ja iga mees enda eest. Ma ei ürita üldse mitte midagi sellist öelda. Ma lihtsalt väidan, et varsti läheb väga raskeks ja me peame olema realistid oma võimekuste osas. Seega ei ütle mitte midagi saabuva olukorra kohta, sellepärast, et me ei tea, mis tegelikult saabub. Me ei tea, kuhu meie selles olukorras satume. Me ei tea, milline see olukord välja näeb, aga iga inimene teab, et the writing is on the wall, tulevad aastad siin maailmas saavad olema väga keerulised. Aga see ei oleks esimene kord, kui Eestis oleksid asjad väga keerulised. Kui 1918. 24. veebruaril kuulutati välja Eesti Vabariik, siis ei teadnud ei riigisad ega tavarahvas, mis sellest välja tuleb. Ja juba järgmine päev, kui Saksa väed jõudsid Tallinnasse, võeti sinimustvalge
trikoloor sealt alla. Aga vähem kui 2 aastat hiljem olime me iseseisev riik, omaenda varustatud sõjaväega, omaenda kindlate piiridega ja meid võeti tegelikult tõsiselt. Meie kauplesime venelastega endale väga hea diili. See muutus on ime, see ei ole niisama. See oli üks reaalsus, mis vahetus väga lühikese aja jooksul täiesti teistsuguse reaalsuse vastu. Mitte keegi ei oleks osanud seda arvata. Eestis oli tõeliselt imeline aeg. Võib-olla isegi imelisem kui praegu, kuigi see on vaieldav. Praktiliselt igal pool riigis räägiti eksklusiivselt eesti keelt, isegi praegu ei ole seda. Aga Tartu rahu tõepoolest oli ime ja kõik analoogsed lepingud, mida erinevad Ida-Euroopa rahvad oma naabritega, eriti just oma suure idanaabriga maha pidasid, olid imelised, tõeline ime. See oli Jumala ime, et need riigid sündisid või mõned ka neist taas sündisid. Ja see on ime, et nad nii kaua suutsid püsida iseseisvad, kui nad suutsid. Ja see on veel suurem ime, et 50 aastat hiljem need iseseisvused taastati. Meie peame olema praegu hästi valvsad ja me peame olema valmis. Aga samal ajal me peame tõdema, et me ei tea, mis juhtub ja kuidas see, mis juhtuma hakkab, ennast lõpuks täielikult välja mängib. See on vaata, et see kõige ärevust tekitavam osa selle kõige juures. Sellepärast, et kui me vähemalt teaksime, mis meid ees ootab, kui me vähemalt teaksime, mis hakkab maailmas juhtuma, isegi kui see on äraütlematu kohutav, siis me vähemasti saaksime selleks reaalsuseks valmistuda. Aga meil ei ole tegelikult õrna aimugi, mis juhtuma hakkab. Me tegelikult ei tea. Need, kes meie liitlased olid eile, tunduvad, et võib-olla ei ole meie liitlased enam homme, kuigi nad veel praegu täna on. Ja sellepärast me loodamegi kõigeväelisele. Sellepärast me leiamegi lohutust pühakirjast. Ja siin tulevadki mängu tänased pühakirja tekstid. Nad ei kutsu meid ei paanikasse ega käse meil oma silmi kinni panna, vaid nad õpetavad meid. Nad õpetavad meid, kuidas olla väike rahvas ja kuidas olla tavaline inimene Jumala ees just nii, et süda ei läheks kibedaks ja et me ei heidaks lihtsalt oma käsi rüppe ja ei annaks alla. Esimene lugemine 5. Moosese raamatust ütleb Iisraelile midagi väga rabavat. Ja kui me räägime Vanast Testamendist ja kui me räägime Iisraelist, siis me tegelikult räägime meie omaenda rahvast. Sellepärast Iisrael oli toona see esimene samm, mille kaudu Jumal ennast hakkas sellisel kujul avaldama, nagu ta on seda teinud. Aga nüüd, tänasel päeval, juba pea viimased 2000 aastat, see kajastab kõiki rahvaid. Ja ta eriti millegipärast hoiab teatud väikerahvaid. Meie oleme suurepärane näide sellest. Tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid aastaid on eestlased olnud seal Balti mere ääres, seal selles väikeses piirkonnas. Ta on üks kõige vanemaid rahvaid Euroopas ja ometi ta on alati olnud üks pisikene rahvas. Ta ei ole olnud kunagi suur rahvas nagu venelased või sakslased. Aga ometi me oleme kahe väga keerulise suurrahva vahel olnud milleeniumeid. Ja meid on rünnanud ja rüüstanud kõik erinevad võimalikud naabrid, küll viikingid, küll saksa ordud, küll erinevad slaavi rahvad. Ja ometi me oleme vaatamata sellele püsima jäänud. Ja ometi me ei ole alati olnud jumalatruud, jumala kartlikud. Ja see sellepärast peegeldabki meid, kui me räägime Iisraelist, kui me loeme Vana Testamenti, siis ma tahan, et me loeksime seda kui meie rahvast, kui Eesti rahvast. Ja mida Jumal ütleb meile? Issand on teid valinud, mitte sellepärast, et teid oleks rohkem kui teisi rahvaid. Te olete ju kõige väiksem. Teisisõnu, Jumal ütleb, Jumal ei alusta võimekusest. Jumal alustab armastusest ja tõotusest. Miks ta valib kellegi välja, seda me ei tea, aga me teame, et ta on meid valinud välja. Me näeme seda oma ajaloost. Ja see on meile väga otsekohene sõnum. Kui me tunneme, et me oleme siin tuulepealsel maal
siis pühakiri ei vaidle mitte kuidagi selle tunde vastu. Ta ütleb, jah, väike rahvas, keerulised olud. Aga väike rahvas ei ole Jumala ees väike sellepärast, et ta oleks väärtusetu. Ja suur rahvas ei ole Jumala ees suur sellepärast, et oleks iseenesest õigustatud, et oleks kuidagi iseenesest mõistetav. See jällegi tähendab, meie lootuse alus ei ole meie suurus, meie vägevus, meie militaarne võimekus või meie majanduslik suutlikkus. Ta on suur sellepärast, et Jumal on meile ustav. Ja see on meile tohutult kainestav mõte ja samas tohutult lohutav mõte. Kainestav, sest see võtab ära õigustunde, et meil peab minema hästi, sest me oleme nii tublid. Aga ta lohutab meid samal ajal, sest see annab meile aluse, mis ei sõltu sellest, mitu tanki meil on või mitu miljardit meil on või mitu liitlas meil parasjagu on. Jumal armastab ja peab oma tõotust. Kui meie ütleme, meile ei võlgneta mitte midagi, siis see on tõsi inimeste ja riikide maailmas, see tähendab, see on tõsi selles reaalsuses. Aga pühakiri lisab sinna väga olulise punkti. Jumal ei ole meile mitte midagi võlgu. Ja ometi ta annab meile. Ta ei pea meile andma, aga ta ometi annab meile. Jälle seda sama armastust ja tõotust. See ongi arm, the grace of God, if you will. Liikudes edasi tänase epistlite teksti juurde, meil tekib kohe järgmine küsimus. Kui tuleb aeg, kus tuleb palju anda, nagu ma väitsin, ja mõnele tuleb kõik anda, siis millest me üldse kinni hoiame? Ja Paulus vastab siin väga ausalt. Ta ütleb, et kõik see, mis talle kunagi oli kasuk toonud, tema päritolu, tema staatus, tema saavutused, pidage meeles, ta oli väga edukas ja õnnestunud tegelane ennem seda, kui Jeesus talle ennast ilmutas. Tal oli justkui see õige identiteet. Isegi see, mida teised inimesed talle andsid oma aupaklikkusest. Ta paneb selle kõik kõrvale, see kõik on tema jaoks väärtusetu. Ta paneb selle ühte kaalukaussi, kõik need asjad. Ja teises kaalukausis on ainult üks asi, Kristuse tundmine. Ja need kaalukausid, siin on Kristus, siin on kõik see muu maine. Need lähevad niimoodi. Paulus ei ütle seda sellepärast, et ta vihkaks oma minevikku või et ta põlgaks oma rahvast. Ta ütleb seda sellepärast, et ta teab, kui kiiresti kasu võib muutuda kahjuks. See, mis täna meid teenib hästi, võib meile olla murepunktiks homme. Ja kui me ehitame oma südame nende asjade peale, siis me teame täpselt, kuidas need asjad lõpuks välja mängivad, eks ole. Kui inimene ehitab oma sisemise kindluse majanduse peale näiteks ja majandus lööb kõikuma, siis lööb see inimene kõikuma. Kui inimene ehitab oma kindluse maine ja staatuse ja kontrollimise peale ja siis üks päev elu, see maailm võtab talt selle kontrolli ära, siis tema süda läheb katki. Ja Paulus ütleb, hoolimata kõigest sellest, ma surun edasi, ma pressin edasi, ma lähen edasi. See ei ole mingi loosung, see on eluline hoiak. See on kristlik viis olla realist ilma lootusetuseta. Et ei tekiks lootusetuse tunnet, et ei tekiks tunnet, et kõik on mõttetu. Ta ei ütle, et kõik saab kohe paremaks, sest ta teab, et kõik ei saa paremaks. Aga ta ütleb, et ma lähen edasi, sest Kristus on mind kätte saanud. Jumal on mind leidnud. Ja see on väga oluline lause, eriti siis, kui meie tulevik on nii ebaselge, nagu ta praegu on. Me ei liigu oma enda jõust edasi, vaid sellepärast, et kõigeväärine liigutab meid edasi. Need inimesed, kes vabariigi esimestel päevadel, nädalatel, kuudel, aastatel andsid väga palju, paljud noored mehed andsid endast, kõik andsidki selle, mis teil anda oli, oma elu. Nad ei teinud seda niisama. Nad tegid seda mingisugusest sügavamast tundest, armastuse mõttest, ideest ja tahtest ohverdada kõik.
Ja seesamune, see tunne, see kimbatus, mis meis tekib siis, kui me tunneme vajadust anda endast kõik, see pärineb alati temalt. See ei tule siit. Me võime mõelda, et see tuleb siit, see saab alguse sealt ja see manifesteerub siin. Ja siis me anname selle maailmale. Ja need on need olulised momendid, kus maailm radikaalselt muutub. Ühes või teises suunas. Nagu ma ütlesin, me ei tea, kas see, mis täna on meile kasulik, on seda ka homme. See on see, mis teeb inimese heldeks. Mitte hirm ega mitte uhkus, vaid et ta teab, kelle küljes ta ripub, et ta ripub kõige väelise küljes. Siis saabki inimene anda ilma kibeduseta ja ilma arvustusteta. Siis ta annab ausalt ja siiralt ja nii palju, kui temas on anda. Liigume edasi tänase evangeeliumi teksti juurde. Peetrus küsis Jeesuselt, mida me kõik juba teame. Me oleme kõik maha jätnud. Mis me nüüd saame? See on klassikaline asi, eks ole. Ma ju andsin, mis ma vastu saan? Tit for tat. Mulle meeldib see ingliskeelne väljend väga hästi. Mis ma saan? Mis ma nüüd saan? See on nii inimlik, see on nii inimlik. Kui tuleb aeg, kus tuleb anda, siis tihtipeale esimene mõte, kui me ei ole valmis selleks, me küsime endalt, kas see on mõttetu, kas see andmine on mõttetu, kas keegi üldse näeb, et ma annan, kas keegi üldse hindab, et ma annan, kas mul jääb üldse midagi alles, kui ma olen andnud. Ja Jeesus ei naera Peetrus üle. Ta ütleb talle, ta ei ütle talle, et ära küsi, aga ta räägib tõotusest, ta räägib uuendamisest, ta räägib tulevikust. Aga siis ta lisab lause, mis lõikab läbi meie salajaste mõtiskluste, nende samuste, mis must saab, kas ma saan, kuidas ma saan. Ja ta ütleb, paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased esimesteks. Kuldsed sõnad. See tähendab, et Jumala riigis ei saa elada mingisuguse teenete tabloo järgi, et paneme plusse ja miinuseid kirja, kes kui tubli oli, kes kui paha oli. Ma ei saa Kristust järgida nii, et ma kogun endale mingisugust õigust, mingit mammonat panen taskusse. Mina andsin rohkem, järelikult mulle peab kuuluma rohkem. Sellist mentaliteeti me näeme väga palju maailmas, eks ole. Me näeme seda mitte ainult inimeste tasandil, vaid tervete rahvaste ja riikide tasandil. Jeesus võtab ära nii solvunud südame, mis ütleb meile, et mulle ei antud, mida ma väärin. Aga ta võtab ära ka meilt selle ülbe südame. Mulle anti, sest ma väärin. Ta võtab need mõlemad ära, sest need ei ole tervislikud mõtteviisid. Ja ta õpetab, kingitus ei ole palk, arm ei ole tasu. Igasugune õnnistus, mis siit ilmast tuleb temalt meile, mitte sellepärast, et me olime head ja lahked ja meeldivad, vaid sellepärast, et ta on nii otsustanud. Ja see on tegelikult nii vabastav mõte, sest kui meile tuleb raske aeg, jõuab meie enda kodudesse, meie kodumaale, siis kõige ohtlikum asi on, kui koguduse rahvas hakkab sisemiselt üksteist mõõtma. Kes on kõige suurem patrioot? Kes on rohkem andnud? Kes siin päriselt kannatanud on? Kellel on õigus? Aga Jeesus ütleb, see on mõttetu vaidlus, see ei vii mitte kuhugi. Raskel ajal see on viimane asi, mis te tahate teha, sest arm ei sünni sellest. Ja nüüd küünlapäevast. Küünlapäev ei ole lihtsalt mingi romantiline muinasjutt, see lugu iseenesest peegeldab Jeesuse esmakordset toomist templisse küll, aga see mõte on ju mõistagi sügavam. See on seotud selle sama sümboolse objektiga, sellega seal, mida küünal endast kujutab. Küünal ei ole mingisugune sümbol, mis ütleb meile, et kõik läheb hästi. Küünal ütleb meile, et isegi kui on täielik pimedus, siis kui sul on see väike leegike, sa ei näe kõike, sa ei näe tervikut, aga sa näed
võimalust võtta see järgmine samm, see üks samm ja sa hakkadki minema selle küünlaga samm sammu haaval. See on see, mida see küünal sümboliseerib. See valgus antakse meile kätte. See valgus antakse meile siis, kui on kõige pimedam aeg. Siis, kui läheb päriselt raskeks, siis kusagil on see üks valgus. Ja see valgus on igaühe jaoks erinev. See on see üks asi, mis hoiab teid terve mõistuse juures, mis hoiab teid joonel. See, mis see on, see, mis see saab olema, mina ei tea seda. Aga see on see, millele siis, kui päriselt läheb raskeks, tuleb hakata keskenduma. Siis me võtame selle küünla kätte, meie ümber on täielik pimedus ja me hakkame sellega minema samm sammu haaval. Ja kui me täna meenutame Tartu rahu kui seda imet, kui seda võrratut imet, seda kingitust Jumalalt, et meil oli oma enda riik, siis kristlastena me võimegi seda nimetada imeks just sellepärast, et me ei tee sellest mingit oma teened. Meie ei panustanud sellisel kujul, nagu meie arvame, tema panustas. Ja me näemegi sellest seda tõelist kingitust, seda, mida lihtsalt antakse, mitte sellepärast, et me oleme selle ära teeninud, vaid sellepärast, et tema on nii otsustanud. Ja nüüd, kui me täna lahkume siit pühast kojast, igaüks oma teed, siis me ei lähe ära siit mingi suure kindlusega, et me teaksime, mis homme juhtub. Aga me läheme ära siit ühe kindla teadmisega, et me ei ole üksi. Kui Jumal armastas väikest rahvast Piiblis, kui ta armastas Iisraeli, siis ta armastab neid väikseid rahvaid tänase päevani täpselt samamoodi. Kui Kristus on valgus, siis see valgus ei kustu ka siis, kui öö venib erakordselt pimedaks, kui rasked ajad tulevad ja jäävad kauaks ajaks kestma. Sellepärast hoidkem üksteist, palugem, andkem siis, kui on vaja anda. Ja võtkem see pisike küünlaleek sümboolselt iseendaga kaasa. Mitte selleks, et see võtaks ära kogu pimeduse, sest see ei tee seda, vaid just selleks, et oleks võimalik astuda vähemalt see üks järgmine sammuke. Amen. Lugupeetud kogudus, ma palun, et me tõuseksime, et kuulda oma riigihümni viimast salmi, mis algab sõnadega Su üle Jumal kannaku. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ja võime istuda. Mõned kiired teated. Meie järgmine jumalateenistus on 8. veebruaril, ka samal ajal 11.30. See on meie ingliskeelne teenistus koos minu ja Eerikuga. Ja pühapäeva kool ja mudilaste grupp tegutseb allkorrusel samal ajal. Reedel 13. veebruaril kell 12 on meil sõbrapäeva lõpus pärast lõuna. Ehadare Foundation korraldab bussi Ehadarast Peetri kirikusse. Palun võtke ühendust Maimu Möldriga. Kõik see info on meie kavade lõpus viimasel leheküljel olemas. Ja viimaseks 22. veebruaril me tähistame Eesti Vabariigi 108. aastapäeva kontsertaktusega koos sooja-aine lauaga Toronto Eesti Seltsi korraldusel. Esinevad Ööbik ja Toronto Eesti meeskoor, piletid saadaval müügis
sõjaveteranid ja õpilased alla 18 on tasuta. Palun võtke ühendust teie parujaga, täpsemad informatsioonid on kõik siin lähedal olemas. Tuletan ka kõigile meelde, kellel on huvi, soovi, tahet tulla meile appi aeg-ajalt, lihtsalt vabatahtlikuna väikseid lihtsaid asju teha. Alati oleme väga meeldivalt, ootame teid väga meeldivalt, kui te olete huvitatud. Kõige mõistlikum oleks võtta ühendust meie sekretäri Tiinaga, kes on siin teisipäevast neljapäevani, alates 10 kuni 4. Saate helistada, saate meili saata, saate ka näost näkku kas või täna peale teenistust temaga ühendust võtta. See on teadetega ühel pool. Laulame oma järgmise laulu. Aamen. Ja meie palume ja täname.
täname sind, armuline Isa, sinu sõna ja vaimu eest, mis juhivad ja kaitsevad meid meie igapäevastes eludes. Tänu olgu sinu lõpmatule armastusele ja hoolele, millega sa meid varustad oma tarkuse ja jõu. Tänu olgu ka sulle, et juhendad ja suunad meid alati igapäevaselt õigele teele. Issand, me kiidame sind. Et nad teeksid oma ühiskonna tööd alati ustavalt ja õiglaselt. Aita ja hoia ka meie riigikaitsjaid ning anna neile keerulistel aegadel lohutust ja tuge. Issand, kuule meid! konflikte õigluse ja kaastundega. Palun aita Ukrainat, aita neil vastu pidada ja aita ka tema liitlasi, et nemad ei väsiks aitamast. Palun aita kõiki teisi rahvaid ja riike, kus verevalamine praegu toimuks, et see peatselt lõppeks. Palun hoia oma kaitsvat kätt meie kalli isamaa kohal, et võõras võim sinna ei tükiks ja et Eesti rahvas saaks rahus edasi elada ja sind väärikalt teenida. Palun toeta ja kiidita meie kogukondi, et nad elaksid kooskõlas ning hooliksid üksteisest. Ravi terveks kõik haiged ja anna armu neile, kes oma ligimese vastu on eksinud. Palun hoia meie Eestimaa noori ja vanu, et nad ei tunneks üksindust ja tee nõnda, et kõigil, kel on praegu keerulised ajad, leiaksid sinu toest seda armastavat ja toetavat tuge. Palun õnnista meie noori peresid ja hoolitse selle eest, et Eestimaa rahvas, keel ja kultuur jääksid püsima ning et me ei lõppeks siia otsa. Issand, aita meid! Ning anna meile usku ja lootust, et kord tuleb taas see päev, kus me kohtume oma kallimatega taevas, kus ei ole valu ega pisaraid, vaid kus valitseb igavene rõõm ja armastus sinu kallis ennuses. Sind, Issand, kiidame ja austame igavesti. Anname oma põlve.
istuda ning laulame oma viimase laulu. Gildiruumis on kohvi ja kooki, kõik on teretulnud.